On meil ülevaade Tallinna noortevolikogu tööst. Ettekandeks palun siis kõnetooli noortevolikogu esimehe Triinu-Liis Paabo. Palun. Tere, austatud linnavolikogu esimees, austatud linnavolikogu liikmed. Minu nimi on Triinu-Liis Paabo ja olen Tallinna linna noortevolikogu esimees. Esiteks sooviksin mainida, et mul on suur au olla täna teie ees ja teha Tallinna linna noortevolikogust ettekanne ning ilma pikema sissejuhatuseta asumegi siis teema juurde. Püüan olla enam-vähem kronoloogilises järjekorras ja sellest johtuvalt siis lähmegi tagasi eelmise aasta detsembrisse. Andsime välja eelmise aasta detsembris Tallinna noorte õiguste edendaja tiitli. Sellel korral pälvis selle siis organisatsiooni mõte looja Eleri Pilliroog ning sama tiitli anname välja ka sellel aastal. Tiitliga kaasneb tunnustus õiguste edendajale ning seab eesmärgid ja motiveerib kõiki Tallinna noori, näidates, et noorte teod ei jää märkamata. Teiseks, osalesime Eesti Noorteühenduste Liidu sügis, talve, kevade ning suveseminaril ning rohkelt teistel nende poolt korraldatud ettevõtmistel. Näiteks hetkel oleme osa noortevolikogude arenguprogrammist, mis kulmineerub novembri lõpus 2-päevase väljasõiduga Tartusse. Aasta jooksul esinesid noortevolikogu esindajad 4 korda Tallinna TV Täna Plus saates, kus eelkõige tutvustasime Tallinna linna noortevolikogu, kuid samuti rääkisime ka näiteks valimisea langetamisest ning sellest tulenevatest katsumustest. Aasta jooksul tegime tööd Hiiumaa, Tartu, Lääne-Saare ning Viimsi noortevolikoguga ja just tänane üritus Tallinna ja Harjumaa osaluskohvik valmis Viimsi noortevolikoguga koostöös. Aasta jooksul külastasid meid Hiiumaa ja Lääne-Saare noortevolikogu ning Tartu noortevolikogu külastasime me ise. See on ülimalt oluline, et ühendada noori üle Eesti ja näidata, et meil kõigil on ühtsed eesmärgid, olenemata meie geograafilisest, ideoloogilisest või isegi parteilisest taustast. 5. Osalesime 3 korda saates Vabariigi kodanikud ning loomulikult näitasime ennast telekas, kuid loomulikult on tähtsam see, et meie noored said avaldada arvamust otse-eetris kõikide arvamusliidrite silme all ja näitasime, et noored oskavad sama hästi väidelda kui arvamusliidrid, nii et karta pole midagi. Korraldasime märtsikuus poliitikaõhtu, tutvustamaks noortele erinevaid parteisid ning kutsusime esinema noortekogude esimehed ja noored jäid igati üritusega rahule. Peatselt on kahtlemata antud ürituste sarjale tulemas ka järgmised üritused. 7. Korraldasime aprillis koostöös Tallinna Ühiskonnateaduste Instituudi õpilasnõukogu Civitase ja TTÜ Sotsiaalteaduskonna üliõpilasnõukoguga Riigikogu simulatsiooni, mis oli äärmiselt edukas, sest osales rekordarv inimesi, 130 inimest 2 päeva jooksul ning kahtlemata korraldame Riigikogu simulatsiooni ka järgmisel aastal. 8. Meid külastas Eesti Väitlusseltsi esimees Herman Kelomees ning tegi koolituse väitlusest, mis õpetas meie liikmeid argumenteeritult väitlema ning enda mõtteid sõnastama, kuid ühtlasi ka teistest pooltest aru saama. 9. Poliitilise poole pealt külastasid meid meie tubli ja aktiivne vilistlane, Tallinna linnavolikogu liige Maris Sild ning Riigikogu liige härra Rainer Vakra, kes rääkisid enda eduloost ning innustasid noori olema ühiskondlikult aktiivsed. 10. Välisreis oli meil aasta jooksul 2. United Baltic Cities kohtumine Turkus, mille põhiteemaks oli noorte vaba aja sisustamine ning mille jooksul kohtusime ka Turku aselinnapea Jarko Virtaneniga Turku linnavolikogus ning äsja naasesime 5 immigratsiooniteemaliselt kohtumiselt Saksamaalt, mille raames kohtusime ka Bundestagi liikme härra Franz Tönnesiga. Nende kohtumiste tõttu on meil tulevikus olemas vajalikud kontaktid rahvusvaheliste ühendustega, korraldamaks üritusi ja ettevõtmisi, mis ei piirduks vaid Eesti piiridega. 11. Oleme terve aasta vältel võtnud osa Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosolekutest, kus arutatakse ekstreemspordiparkide loomise üle ning praeguseks hetkeks on teada asukohad ning umbkaudsed ruutmeetrid, kuid mitte see, milline hakkab välja nägema rajatav park. Selle jaoks korraldame ideede konkursi. Ekstreemspordiparkide rajamise eest on seisnud ka noortevolikogu eelmised koosseisud ning hetkel võime kindlalt öelda, et kui jõutakse parkide planeerimiseni, siis võetakse meiepoolset sisendit väga tõsiselt arvesse.
lõppude lõpuks oleme siiski meie noored ju need, kes hakkavad parke kasutama. 12. Korraldasime augusti lõpus esmakordselt Tallinna ekstreemspordipäeva, mida saatis väga suur edu, kuna päeva jooksul käis meie juurest läbi umbes 300 inimest ja tagasiside oli väga positiivne. See üritus on meie tegevusplaanis kindlasti ka järgmisel aastal ning tänavuse ürituse peaesinejaks oli Läti talendisaate finalist Green Trials BMX Group ning päeva jooksul toimusid ka lõuatõmbevõistlused, tänavatantsushowd, parkuurmeeskonna esinemine, jalgpalli freestyle show ning palju muud ekstreemspordi valdkonnast. 13. Korraldasime septembris koostöös Rahvarinde muuseumiga arutelu õhtu teemal taasiseseisvunud riik. Tulevik on meie kätes. Arutelu õhtu avas härra Heinz Valk ning esinejateks olid noored, loodetavasti tulevikuliidrid, kes jagasid enda visioone teemadest nagu näiteks haridus, majandus, poliitika 25 aasta pärast Eestis. Üritus andis noortele juurde eneseusku ning motiveeris neid enda ideid välja ütlema, sest ega 25 aastat tagasi ei uskunud ka keegi, et Eesti saavutab iseseisvuse. Ning sama olukord võib olla ka praegu. Noored arvavad, et nende ideed on liiga lennukad või utoopilised, aga tegelikult mitte, sest kui midagi väga tahta ja leida tugev meeskond, siis on kõik võimalik. 14. Korraldame novembri lõpus Tallinna linnavolikogu simulatsiooni, mis on 3-päevane üritus ning eelnevalt on olnud iga koosseisu tippsündmuseks. Selle aasta simulatsiooni põhirõhk on noortele poliitika tutvustamisel, sest vähem kui aasta aja pärast on noortele esmakordselt võimalus anda hääl enda poolt soositud kandidaadile, kuid pahatihti ei ole noor kursis sellega, mida see linnavolikogu siiski endast kujutab ning veel vähem, miks kellegile tuleks hääl anda. 15. Täna toimus Tallinna ja Harjumaa osaluskohvik, mille korraldasime koostöös Viimsi noortevolikoguga ning mis oli läbi aegade kõige edukam ja kõige kirglikumaid debatte pakkunud osaluskohvik. Osalejaid oli sellel aastal üle 100 ning üritusest võtsid osa Riigikogu liikmed, omavalitsuste juhid, eurosaadikud ning teised avaliku elu tegelased. 16. Oleme teinud ka poliitilisi avaldusi. Nimelt on Nõmmel Nõmme gümnaasiumi ning raudtee ülesõidu juures kindlasti vaja hõlpsamaks muuta jalakäijate ülekäigu võimalusi ning loodame südamest, et koostöös Transpordiametiga, kes on edastanud meie ettepaneku Tehnilise Järelevalveametile, leiame probleemile lahenduse. Lisaks oleme töötamas välja Tallinna Ülikooli vägagi probleemse ülekäigu probleemile lahendust. 17. Koostöös Tallinna Noortenõukogu liikme Sven Kõllametsaga oleme töötamas välja Tallinna invatakso seaduse muutmise eelnõud, et anda liikumisraskustega Tallinna elanikele võimalus igakuiseid ette nähtud tasuta sõite teistesse kuudesse üle kanda. Me teame, et see on vaid esimene samm parandamaks erivajadustega Tallinna elanike heaolu ning tegeleme probleemiga laialdasemalt järgmises koosseisus. Loodame esimese invatakso eelnõuga valmis saada veel selle aasta jooksul. Niisiis, aga kuhu edasi? Tallinna linna noortevolikogu äsja valitud 6. koosseis on ülimalt motiveeritud ning ootan juba suure põnevusega, kuhu me järgmise aasta lõpuks välja jõudnud oleme. Põhiline rõhk läheb meil sellel aastal kohalikeks valimisteks ettevalmistamisele ning meie üheks suureks prioriteediks on enda valimisplatvormi loomine. Valimisplatvormi lisame noortepoolseid ideid linnaelu parandamiseks, näitena võin tuua näiteks ööhistranspordi ning me ei hooli parteist, kes ellu viib, vaid me hoolime sellest, et idee saaks ellu viidud. Lisaks planeerime korraldada poliitikakoole, simulatsioone ning tuua noori linnavolikogu külastama, teadustamaks neile, kui oluline on tegelikult minna valima ning langetada läbimõeldud otsus. Teemad, mida kindlasti käsitleda soovime, on ka näiteks keskkonnasäästlikkus, depressioon noorte seas, erivajadustega noorte elu lihtsustamine pealinnas ja üleüldiselt Eestis, rahvusvahelise poliitika töötoad, jalgrattateede turvalisemaks muutmine, välijõusaalide ning ekstreemspordiparkide loomine ning loomulikult palju muud. Konkreetse töö ja tegevusplaani kinnitame järgnevate nädalate jooksul ning kui ükskõik kellel siit saalist on aasta jooksul noortevolikogule ettepanekuid, küsimusi või konstruktiivset kriitikat, siis oleksime ülimalt tänulikud, kui te meiega seda jagaksite, sest koostöö viib võidule. Täna sooviksin juba väga tänada aasta jooksul sujunud koostöö eest volikogu esimees Kalev Kallot, volikogu aseesimeest Lauri Laatsi ning volikogu liiget Maris Silda. Loodame jõudsat koostööd ka teiste suurepäraste volikogu liikmetega, sest koos teeme veelgi rohkem ära. Aitäh teile ning olen valmis vastama kõikidele teiepoolsetele küsimustele. Aitäh ettekandjale ja kutsun üles kuulama ikka tähelepanelikult, sest see võimalus noortevolikogu esimeest kuulata on üks kord aastas ainult.
Nii, aga on ka küsimusi. Anto Liivat, palun. Aitäh, hea esimees, hea ettekandja. Tänan ettekande eest. Te annate ametipulga nüüd peagi uuele juhile üle. Mida te Tallinna linnavolikogult sooviksite selleks, et uus juht saaks oma tööd võimalikult hästi teha? Ehk kuidas saame meie volinike ja institutsioonina teie toimetamistele kaasa aidata? Aitäh küsimuse eest. Ma usun, et Tallinna linnavolikogu on loomulikult väga oluline noortevolikogu jaoks ja võib-olla lihtsalt kutsuksin üles Tallinna linnavolikogu liikmeid ennast meie tööga kursis hoidma ja kui on mõni teema, milles te sooviksite kaasa rääkida, siis kindlasti leppida kokku kohtumine, koos arutada ja koos siis projekte ette võtta ja lõpule viia. Et noortepoolne initsiatiiv on loomulikult väga oluline, aga väga teretulnud on ka see, kui linnavolikogu liikmed võtavad ise meiega ühendust. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan. Hea ettekandja, te ütlesite, et tutvustasite noortele poliitilisi erakondi. Et oskate te öelda, kui mitu erakonda Eestis on ja kui mitut ja milliseid te tutvustasite noortele? Aitäh teile küsimuse eest. Kui me korraldasime poliitikaõhtud, siis me lähtusime sellest, et tuleks tutvustada kõige populaarsemaid erakondi Eestis ja sellest johtuvalt me kutsusimegi siis 6 Riigikogus esindatud erakonna noortekogude juhid meile. Kahjuks kõik ei saanud kohal olla, küll aga oli kohal 5. Et Keskerakond, Reformierakond, EKRE, Vabaerakond ning sotsiaaldemokraadid olid esindatud poliitikaõhtul. Et ma loodan, et järgmine kord kindlasti on ka IRL-i noortekogu esindatud. Aitäh! Aitäh! Barbi Pilvre, palun! Aitäh! Ütlesite oma ettekandes, et valimisea langetamine on kaasa toonud katsumusi. Milliseid täpsemalt võiksite kirjeldada? Aitäh küsimuse eest. Need katsumused tulenevad sellest, et tihtipeale noored on segaduses, et neil on nüüd valimisõigus, aga poliitika on ikkagi üsna ebaatraktiivne noorte jaoks. Ja sellest tulenevalt ongi siis paljud noored mõelnud, et mis ma ikka ennast sellega kurssi viin, et mina niikuinii midagi ei mõjuta. Et katsumused ongi sellest tulenenud, et me peamegi mõtlema, et kuidas me nüüd saame noori poliitika vastu huvi tundma ja kuidas neid teadustada, et millist parteid valida, mis läheb nende maailmavaatega kõige rohkem kokku. Aitäh! Aitäh! Priidu Pärna, palun! Aitäh! Ma küsiksin seda, et millisel seisukohal on Tallinna noored kaasava eelarve rakendamise osas Tallinna linnas. Teadupärast mitmed eesrindlikud kohalikud omavalitsused on seda kaasavat eelarvet rakendanud ja noored, kes kasutavad infotehnoloogilisi vahendeid, neil on sageli õnnestunud omi projekte eelarvesse sisse hääletada. Mis on Tallinna noorte seisukoht kaasava eelarve rakendamise osas Tallinna linnas? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Tegelikult noortevolikogus me ei olegi kaasavat eelarvet arutanud, milline on meie seisukoht selle osas, aga kindlasti kui on pädevatest noortest koosnev kogu, siis see on igati teretulnud, kui noorte soovi võetakse samuti eelarve koostamisel arvesse. Aitäh! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, teine küsimus, palun! Tänan. Hea ettekandja, ma ei saanud küsimuse esimesele poolele, et kui mitu erakonda on Eestis registreeritud ja oskate te neid nimetada? Aitäh! Aitäh teile küsimuse eest! Ma kahjuks pean tõdema, et ma ei oskagi vastata ja vale vastus mulle anda ei meeldi, nii et kahjuks ei oska öelda, aga neid on kindlasti päris palju. Aga äkki te ütleksite, kui palju, et mind täitsa huvitab? Ma võin vastata, et 12 erakonda. Aitäh! Millest üks ei ole veel ikkagi pankrotti läbi teinud. Anto Liivat, teine küsimus, palun! Aitäh! Oma vastusest proua Pilvrele ütlesite, et noortevolikogu üks tegevussuundi võiks olla poliitika noorte jaoks atraktiivsemaks või põnevamaks muutmine. Teadupärast saabuvate kohalike omavalitsuste valimistel saavad siis ka noored või suurem hulk noori seoses valimisea langetamisega valimistel osaleda. Mida võiks noortevolikogu teha või plaanib teha selleks, et noorte osalus kohalikel valimistel Tallinnas oleks suurem? Aitäh! Aitäh!
No üks meie kõige suurem projekt, mida me plaanime teha, on siis noortevolikogu valimisplatvorm. Et mida see endast kujutab? On see, et me teeme kokkusaamisi noortega, ümarlaudu ja võtame siis välja parimad ideed, et mida noored tahavad, et näiteks on see ööühistransport või tasuta huviringid igale noorele Tallinnas või midagi sellist ja siis sellest tulenevalt panemegi kokku valimisplatvormi. Kui see on olemas, siis me edastame seda igasugustes võimalikes kanalites ja siis ongi edasi poliitikute töö, et kui kellegile tundub mõte atraktiivsena, siis ta saab selle oma kampaaniasse kaasata, et meid tegelikult ei huvitagi, et kas sellega hakkab siis tegelema või võtab selle oma lubaduseks kas Reformierakond, Keskerakond, et meid huvitab see, et see idee saaks tegelikult ka ellu viidud. Et kindlasti, kui noored tunnevad, et tegelikult neid võetakse ka arvesse, neid võetakse kuulda, et noored tegelikult on ju väga-väga marginaalne osa meie ühiskonnast, need, kes lähevad valima, et valimisi, ma ei tea, kas noored ainuüksi saavad mõjutada, et tegelikult sellest tulenevalt ei mõelda väga noorte peale. Aga me kindlasti loodame, et kui me esitame valimisplatvormi, siis midagigi võetakse enda programmiga erakondade poolt. Aitäh! Aitäh! Jaak Juske, palun! Aitäh! Austatud ettekandjad, ma tahtsin südamest tänada noortevolikogu väga tubli ja aktiivse tegevuse eest. Ja ühiskonnaõpetuse õpetajana on mul selline ettepanek, et tõepoolest on rõõm kuulda, et te panustate sellele, et kutsuda noori üles kohalike valimistel osalema ja äkki võikski siis koostöös koolide õpilasesindustega teha sellise kampaania, kus õpilasesindajad kutsuvad oma kooli õpilasi valimistel osalema kindlasti, ükskõik kelle poolt nad siis lõpuks hääletavad. Aitäh! Absoluutselt, aitäh! Hanno Matto, palun! Hea ettekandja! Et käesoleva aasta 16. veebruari Tallinna Televisiooni uudistesaates Täna Pluss te esitasite seisukoha, et Vabariigi Valitsus on jätnud Eesti tõelised mured tagaplaanile. Ma lisan siia juurde, et täpselt samal kuupäeval te liitusite ka Keskerakonnaga. Aga minu küsimus on see, et kas nüüd poole aastaga Vabariigi Valitsus teie hinnangul on nendele probleemidele hakanud rohkem tähelepanu pöörama? Aitäh! Aitäh! No ma nüüd tegelikult olen kahe vahel, kas ma peaksin sellele küsimusele vastama või mitte, sest see on ikkagi noortevolikogu tööst ülevaadet tegev ettekanne. Et ma ei teagi, kas me partei teemasid ka siia sisse toome, et ma hetkel pigem kommenteeriksin ainult noortevolikogu tööd, kui see on teile vastuvõetav. Aitäh! Aitäh! Ants Leemets, palun! Ja lugupeetud esineja, minu küsimus on teile isiklikult, et kui innovatiivsena ja nutikana te tunnetate Tallinna linna? No ütleme skaalal 1–10. Aitäh! Mina olen väga uhke Tallinna linna üle ja eriti selle üle, et me oleme nii innovaatilised. No ma ütleksin, et 10 pallist 7 kindlasti. Aitäh! Hanno Matto, teine küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud ettekandja, ja teie vastus kindlasti tegi teile au, sest teie erakonnakaaslased siin fraktsiooni liikmed aplodeerisid teile. Ma lihtsalt selgituseks ütlen, et minu käsutuses on Tallinna Televisiooni ekraanitõmmis, kus teid on tsiteeritud Tallinna noortevolikogu esinaisena ja kõik see jutt, mida te seal esitasite, oli noortevolikogu esinaise jutt. Aga aitäh! Aitäh teile! Priidu Pärna, teine küsimus, palun! Kas te peate ka innovaatiliseks seda, et selles päris suures volikogus ei saa töödokumente allkirjastada ID-kaardiga? Aitäh küsimuse eest. Nii, ma nüüd natukene mõtlen. Töödokumente allkirjastada ID-kaardiga. No, ma usun, et see on kindlasti midagi, mida võiks tulevikus saada. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei näi olevat. Selles päevakorrapunktis me läbirääkimisi ei ava. Kui rohkem küsimusi ettekandjale ei ole, on päevakorrapunkt ammendatud ja informatsioon teadmiseks võetud. Aitäh ettekandjale! Aitäh!